Meil on siis siin väga huvitav lõkketüüp, et äkki siis lõkkemeister tutvustab meile ja räägib, mis lõke see on ja kuidas seda süüdata ja mis selle otstarve on. Seda lõket nimetatakse Soome küünlaks ja tema peamine mõte on siis selles, et ta on hästi puidusäästlik ja väga mugav toidu valmistamiseks. Ja teda sisuliselt saab kasutada nagu välipliidina. Ja meil on vaja selleks 3 puupakku, soovitavalt, et need pakud oleksid nagu võrdse suurusega ja võrdse kõrgusega, läbimõõt ja kõrgus oleks üks ja sama. Ja nüüd siia pakkude keskele ma üritan süütetableti abil väikest tuld teha. Süütetablett läheb alla põlema ja siit ülevalt 3 paku vahele ma lihtsalt lasen siit august sisse peenikeseid puupirde, mis tõmbavad need pakud käima ja ta põleb üsna rahulikus tempos, see lõke võtab veidikene aega, kuni ta läheb käima, aga samas juba ütleme selliste ligi 20 cm jämedust pakkudega see lõke põhimõtteliselt niimoodi, et ise ei pea sekkuma, võib põleda kuskil 4 tundi. Nii et kui ma nüüd näiteks kirvega need samad pakud lõhuksin algudeks, siis oleks nad ära põletatud tõenäoliselt umbes 45 minutiga ja oleks lõkke läbi. Aga sama puidu kogus ja sama lahendusega lõkketüübina kuni 4 tundi ilusti. Kui mul on nüüd veel jämedamad pakud, et ma olen proovinud ka selliste pakkudega, millel on see läbimõõt juba seal 4-50 cm vahel. Rekord, mis see lõke on põlenud, on 21 tundi olnud. Ilmad peaks nagu toitma teiste puudega. See on nagu selles mõttes, et kui on puid piiratult käes või lihtsalt tahaks kokku hoida, siis üks paremaid nagu lahendusi. Nii, nüüd ma panin siin süütepala juba põlema. Lasen siit mõned siuksed suhteliselt peenikesed pirrud ülevalt sisse. Mida õhem see pird on, seda kergemini ta süttib. Soovitan kasutada okaspuud. Mänd on kõige parem, kuna mänd on selline vaigune, läheb kõige kergemini põlema, aga sobib ka kuusk. Ja nüüd tuleb lihtsalt mõnda aega oodata, kuni see asi siin niimoodi korralikult käima läheb ja ongi teil lõkke olemas mitmeks tunniks. Aga kui ei ole võtta süütetabletti, siis sinna alla tuleb teha mingi pilbastest minilõke, jah? Põhimõtteliselt ikka saab, jah, et kõige lihtsam on see, et vaatate kas või oma taskusisud üle, et kui on üks pabertaskuretikutki või otsite metsast näiteks, mis on peenikesed kuivad kuuseoksad, kuuseküve küljes kasvavad üks peotäis neid murda ja need süüdata. Nad lähevad nii kergesti, et välgumihkliga lihtsalt alt niimoodi korraks süüdata ja lähevad kuuseoksad ka põlema. Või siis tõesti, et nuga on taskus mingist puualust teha võimalikult peened sellised pirrud. Siin on nüüd natuke tuuline, aga iseenesest võtab juba seegi otse välgumihkli pealt tuld, nii et. Aga kui teil on juba nüüd selliseid peenikesi pirrukesi 5-6 tükki lõigatud, siis saate oma tule ilusti põlema tõmmata küll, nii et ei ole üldse raskusi. Nii et pird peaks kuuluma iga nagu toimiva lõkke alustamismaterjali juurde. See on nagu selline lõkke starter põhimõtteliselt. Ja siin ta juba nüüd hakkab vaikselt tuuri üles võtma ja Sinne peenikka. Väga hea.
panna ühes. Et seda Soome küünal või pliiti saab siis kasutada toidu tegemiseks ka. Ta on selles mõttes nende välitingimusteks toidu valmistamiseks üks ideaalsemaid lõkkelahendusi, et siin on mul nüüd liitrine kannukene, panengi siia keskele, et tõmban selle näiteks kannu sanga ka ühele poole niimoodi alla, et see tuliseks ei läheks ja nüüd siit see leek alt kütab või siis kui mul on vaja süüagi näiteks panni peal teha, et tõstangi oma kannu eemale, pann siia keskele, mis iganes raad peale, lihad, pudrud, asjad, mis iganes ja asi on stabiilne, ei kõigu, ei kao mitte kuhugi ja noh, väga mugav tegelikult. Nii et saab ka liharooga tõsisemat asja praadida. Täiesti jah, niimoodi, et ja noh, kestab tunde ja mis on veel põhiline, et praadimise seisukohalt on siin leegi suurus reguleeritav. Mismoodi see käib? Kui mul on nüüd leek liiga intensiivne, hakkab nagu toitu kõrvetama, lihtsalt võtan ühe paku natukene eemale ja varsti siin see leek vaibub. Jääb lihtsalt hõõguma intensiivsemalt. Noh, juba on näha, et hakkab alla minema. Nii et on vaja nii-öelda nagu pehmemat kuumust. On vaja uuesti kuumus üles saada. Panen lähemale. Hetke pärast tõmbab uuesti nii-öelda leegi intensiivsemaks. Nii et reguleeritav pliit. Ja ta üks eelis on ju ka see, et kui näiteks suurem seltskond ja pikem pannkoogi küpsetamise protsess. Et kui on vaja pannkoogi maratoni teha, siis ideaalne lahendus. Nii et ja selle leigi hind võrreldes näiteks mingi gaasi peal töötava matkapliidiga on ikka väga palju odavam. Nii et sisuliselt ütleme niimoodi, et tiku tõmbamise hind peaaegu ainult. Nii et see leek läheb üsna suureks siin lõpuks? Jaa, ta muutub jah, et üsna arvestatavalt sükseks. Täna on veidi tuult siin nüüd vihmas abistas tuld, et kas ta ilma tuuletega põleb? Jah, põleb küll. Ja selle lõkke puhul on üks vahva asi veel, et puu ei pea olema üldse ideaalselt kuiv. Et võib ka siukene pooltoores isegi olla ja tõmbab ilusti käima. Ta siis hakkab ise kuivatama ja põlema. Et lihtsalt need pirrud, mida siia keskele pannes, kui need pakud on pooltoored, need peaksid kuivad olema. Natuke rohkem tuleb neid võib-olla sinna keskele panna, et motiveerida neid pakke põlema, aga tõmbab käima ja isegi selles mõttes mina pigem ise eelistangi teha, mitte ideaalselt kuivadest pakkuda seda lõket, sest siis ta põleb kauem. Kui on laitmatult kuivad pakud, siis palju kiiremini põleb ära. Ja vesi keeb meil? Tõmbab varsti käima, jah. Juba õrnalt naksub? No jah, juba natuke siin. Ütleme, et natukene veel ja läheb. Et siin siis funktsioneerib ja toimib praegult Soome küünal. Ja see on alles algus, nii et tunde jätkub seda kütet. No nii, nüüd me Soome küünal siis on täis võimsuses. Veerand vist on põlenud, ei olegi nii palju. Võib-olla veerandini oleme jõudnud jah, et praegu on ta põlenud tund ja 40 minutit. Tund 40 minutit, jah. Ja ütleme, et siin plohv on mul panni peal ja et see põhja ei kõrbeks, see kuumus on nii hea, et ma pean kogu aeg niimoodi vaikselt segama. Et nii öeldakse, nagu pliit töötab sajaga. Et kohe hakkab nagu keema, nii et tuleb jah kogu aeg segada.